tere sulle, kes sa minu kanalit jälgid või siia juhuslikult sattunud oled. Mul on inimesi kuulates tekkinud tähelepanek, et olukorras, kus ühiskonnas toimub nii kiirelt nii palju muutusi, jäävad mingid oma isiklikud muutused tähelepanuta ja jäävad tähelepanuta need kohad, mis tegelikult muudatust vajaksid. Ja minu küsimus ongi siis täna, et kus sinu elus on niisugune seisak või tagurpidi minek või kus on midagi tartunud, paigale jäänud, midagi, mis tegelikult vajaks tähelepanu. Ja nagu sa näed, ma olen siia pannud siis 5 erinevat varianti. Siin on üks kivistis, teokarp, sõlg, mäekristall ja rannakivi. Ja vali endale sobiv ja mina vaatan siis, et kus on sinu seisak ja alustan siit sellisest huvitavast kivistisest. Natuke meenutab lausa mingit loomakest. Nii. Mis valdkonnas, kus see on? Kus sinu elus on tekkinud seisak, tardumine, paus? Siin on mingi olukord. Sinu puhul on nii, et see on siin on mingi pikaajaline olukord, kus sama probleem tuleb kogu aeg tagasi. See nagu tapaks mingit lohet, kellel on väga palju päid, et üks pea maha, uus asemele, üks pea maha, uus asemele. Ja et see seisak on nii sügav, et sa isegi, tegelikult on märgid selle kohta, et see hakkab liikuma, aga isegi kui sulle need märgid tulevad, sa ei oska neid kasutada, sest sa ei märka neid. Et siin ilmselgelt sa kordad mingit mustrit, mis on, ma ei tea, sinu lapsepõlvest, sinu vanemate lapsepõlvest. Siin võivad olla väga erinevad mustrid. Ja siin on nagu see uskumus, et minu saatus ongi selline, ega ma siin midagi valida ei saa, elu on niimoodi läinud, nüüd ei ole midagi teha, tuleb leppida sellega, mis on. Aga see on nagu pidev võitlus, selline pidev kannatamine ja siis nagu vahepealselt korraks hapniku peale ja siis lähed uuesti oma sellistesse kannatustesse tagasi. Et siin kindlasti on probleemid kas kodu või töökohaga. Lähedaste inimestega. Pigem need on lähedased inimesed ja kodu. Ja see võib olla nüüd niipidi, et ühesõnaga, jah, see on nii, et vahet ei ole, kas sul on suhe või sul ei ole suhet. Sa tunned ennast alati üksinda. Ja võib-olla sa oledki liiga tugev. Võib-olla sa oledki liiga jõuline natuur. Ja ühest küljest on see ütlemine, et kanda antakse neile, kes jaksavad, eks ole. Ja, aga teisest küljest, et kui sa ise ennast nii tugevana ei esitleks, siis võib-olla antaks ka vähem. Ja sul kaheldamatult, sul on tugev isiksus, jõuline,
sa alati täpselt tead, mida sa tahad, kuidas sa tahad, kuidas see peab avalduma, milles see peab väljenduma. sul on väga keeruline toime tulla endast rumalamate inimestega või inimestega, kes on aeglasemad. Igasugune selline mingi seltskondlik loba ja inimesed, kes teevad sinu meelest mõttetuid kulutusi ja pealiskaudsed inimesed ja noh, need rikuvad su närvid ära. ja samas sa ise nende võimukate persoonidega toime ei tule. kui sa ütled, et sa ei ole enesekeskne ja võimukas, siis järelikult oled sa seda endas nii palju maha surunud, et see põhjustab sulle kannatusi. sest noh, fakt on, kaardid ütlevad, et sulle nagu tundub, et sa elad elu, mida sa ei peaks elama. Et sinu ümber on inimesed, kes seal ei peaks olema. Et sinu potentsiaal on suurem, aga elu pakub vähem võimalusi. Ja et isegi kui sa nagu kusagilt alustad midagi, tahad muuta, siis kõik nagu jookseb jälle sellesse mingisse samasse punkti kokku ja sa hakkad jälle uuesti otsast peale. Siin on mingi mõtteviis, midagi, mis on nii sügaval sinu sees, et seda on sul endal raske läbi näha. Täitsa võimalik, et mul on ka raske läbi näha. Sest see on üldine ladumine. Et tõenäoliselt sa oled see inimene, kes, kui sa ei ole, siis see ei ole sinu ladumine. Sul on olnud nagu hästi suured ootused oma tulevikule. Ja sa tead täpselt, milline on see töö, mida sa armastad või noh, nagu kus su karjäär peaks olema. Isegi kui ta seal ei ole. Sa tead väga täpselt, millist paari suhet sa tahad. Isegi kui sul seda ei ole. Et sul on nagu ülipeenelt paigas arusaamine sellest, mida elu peaks sulle pakkuma. Ja tegelikult sul on valikud. On olnud ja on ka praegu. Ja kui sulle tundub, et need valikud on ebapiisavad, siis tegelikult need valikud ongi selleks, et sa läbi selle õige valiku tegemise saaksid kuidagi ennast tervendada. Ja see on nii keeruline. Kuidas ma siis seda hästi ütlen? Ikka, ma tulen alguse juurde tagasi. Sa nagu elad kellegi teise elu. Sa nagu ei elaks enda elu. Sul on keeruline toime tulla nendes ühiskondlikes oludes, nendes sotsiaalsetes ja majanduslikes oludes, mis sul on. Aga eelkõige see siiski on seotud inimestega. Need inimesed, kellega sa suhtled. Ei ole vahet, kas internetis, otse. Sulle tundub, et vajalikku infot sa nagu ei saa, aga seda tarbetut on väga palju. Ja nagu sa oled kuidagi jõudnud sellesse punkti, kus sa ei taha suhelda. Minge ära inimesed, käite närvidele mulle. Midagi mõistlikku teile öelda ei ole. Vaatan uudiseid, kõik on halvasti. Kuulan tuttavaid, kõik on halvasti. Vaatan lähedasi ja perekonda, kõik on valesti. Et jah. Et sa nagu tunned, et su potentsiaal on nii suur, rakendust ei ole. Igal pool on nagu seinad ees, kõik on puudu. See, mis üle on see mingi infomüra, mingi mull. Inimesed räägivad, aga nad ei saa aru, mida nad räägivad, nad ei tea, mida nad räägivad. Teised inimesed teevad valesid otsused, käituvad valesti. Ja see kõik kuidagi mõjutab sinu elu. Kus lahendused on? Alati on lahendused, kus sinu lahendused on? Kus lahendused on? Kuidas sellest siis välja tulla?
et siin on nii, et see oskus, mille sa pead omandama, on see, et sul on mingis valdkonnas väga suured teadmised ja kogemused. Või siis väga suur elukogemus, mis tegelikult, mille põhjal sa annadki oma hinnanguid ja need ei ole sugugi valed. Et sa võiksid mõelda, kuidas oma kogemust arukalt jagada. Et kuidas mitte teha nagu kriitikat nii, et see hävitab, aga kuidas anda nõuandeid, millest on kasu ja mis panevad asjad liikuma. Et sa siin tegelikult peaksid jagama oma teadmisi kuidagi, peaksid, oleneb sellest, milline su taust on, aga mõnel juhul sa lausa võiksid teha, ma ei tea, mingeid grupikohtumisi, koolitusi. Ja kui sa tunned, et sa ei ole selleks valmis, siis pead sa midagi veel juurde õppima. Ja õppima siis mitte selles mõttes, et sa nagu kogen veel rohkem või tajun rohkem või see on mingi reaalne koolitus, mille sa peaksid läbima. Ma ei tea, tee endale koolitaja paberit, tee endale mingit nõustaja paberit. Et praegu on nii, et sa oled teinud nagu lahenduste leidmist takistavad eelnevad kokkulepped. Et kui sul on, kuidas ma ütlen, kui sul on mingi tööleping, mis sind piirab, võib-olla mitu lepingut. Kui sul on, ma ei tea, kokkulepe, et sa kellegi eest hoolitsed, kannad hoolt. Kui sul on mingid laenud või maksekohustused, mis sind piiravad, siis need eelnevad, see, mis juba on olemas, et need lepingud tuleks kõik üle vaadata, need lepingud ja kokkulepped. Sa pead seal midagi muutma. Ja sa pead õppima, sa pead ära õppima selle, et ka sind võib õpetada. Et ka sulle võib teha märkuseid, et ka sinule võib teha etteheiteid, et siin on nagu kaks äärmust, et sa tuled toime keskteega, kui tekib konflikt, sa ei oska midagi teha. Ja kui sind tunnustatakse, tänatakse, tõstatakse kuidagi pjedestaalile, siis juhtub sama olukord, sa ei oska midagi teha. Et nendele kahele äärmusele tuleb leida lahendus, ehk siis sa pead õppima seda, kuidas ise tagasisidet anda, kuidas oma piire paika seada, kuidas see positiivne piiride kehtestamine, oma vajaduste eest seismine, kuidas see käib. Ja teisest küljest, et kuidas siis toime tulla, kui keegi sulle ütleb, et sa oled mingi piiri ületanud või sa käitud valesti või sul on, ma ei tea, aegunud teadmised või valed arusaamad või et kas see peab alati konflikti tähendama. Et siin peaks leidma selliseid nagu konfliktide asemel positiivseid lahendusi. Konflikt võib olla ka positiivne, kriis võib olla arenguvõimalus, et see nagu jooksed iseendasse kinni oma pähe lukku niipea, kui probleem tekib. Aga probleem tuleb sellepärast, et sa saaksid edasi minna, mitte sellepärast, et sa saaksid kapselduda. Et ma ei tea, kumb sinu jaoks on lihtsam, et mina ise alustaksin sellest, et kuidas tunnustust ja kiitust ja tähelepanu vastu võtta, komplimente, kingitusi. Ja pigem see on selline nagu avalik tähelepanu. Veidral moel siin, ma arvan, et mingi osa nendest, keda see peaks puudutama, töötavad juhtidena. Ongi tööalaselt juhivad midagi, juhivad ettevõtet, juhivad mingit üksust,
mingil moel teiste inimeste juhtimine, kes tõesti ei peagi olema sinust targemad, tead, see on ka väga halb lugu, kui juht on idioot ja alluvad on targad, on ju. Et niimoodi ka kaugele ei jõua. Et siin on see niisugune oma rolli tajumine selles mõttes, et et kui mina juhina saan mingit tagasisidet, siis kuidas ma seda aktsepteerin, kuidas ma selle vastu võtan, mida ma selle infoga peale hakkan. Kas ma oskan tunda rõõmu, kui mind tänatakse, või ma hakkan otsima, et no nii, mis selle taga tegelikult on, mida sa tegelikult tahad saada. Ja võib-olla ka see, et kui on mingid etteheited, siis reaalselt ühest küljest need võivad olla põhjendatud etteheited. Alati tuleks kaaluda, milline osa sellest on tõene. Ja võib-olla nagu mingis juhtivas positsioonis langed sa ka pahameele alla olukordades, milles sina tegelikult ei vastuta. Et kui maksud tõusevad, aga sul ei ole võimalik palka tõsta, siis sina ei ole eksinud. Praegu olukord on selline. Aga inimesed elavad selle frustratsiooni ikkagi nagu oma tööandja suhtes välja. Et või kui mingid töökorralduse reeglid muutuvad, tuleb kedagi koondada, tuleb kusagilt, ma ei tea, mingid preemiad ära jätta, tuleb võib-olla töökohustusi suurendada, kuigi palk jääb samaks. Ei maksa võtta seda nii väga südamesse. Ma saan aru, et see on häiriv, see inimeste pahameel ja pettumus. Aga kui sa oled teinud optimaalse valiku ja see valik sinu enda jaoks on põhjendatud, siis jää selle juurde rahulikult ja meelekindlalt ja ära lasku vaidlustesse ja enam veel ära hakka ennast õigustama. Sest kui me ennast väga õigustada tahame, siis tihtipeale teine inimene näeb seda nii, et ahaa, sa saadki aru, et sa oled süüdi ja nüüd sa hakkad vabandusi välja mõtlema. Et jah, see on selline väga, väga selline koht, kus ettevaatlik olla. Ja mulle tundub et siin on see niisugune hästi suur kontrollivajadus ja juhtimisvajadus, mis on tõenäoliselt ka kellelgi su vanavanematest, vanematest, et see on nagu tegemist võib olla ka mingi perefirmaga või mingi ma ei oska öelda, suundumusega. Et näiteks haridustöötajad, paljudel neist siis oma haridusettevõte on. Aga see võib olla, et sul on amet, mida on nagu mitu põlve peetud ja mis seeläbi on väga suur osa sinu identiteedist. Ja see on õige tee ise ei ole vale. Aga see, kuidas sa seda käid, on muutunud sinu jaoks keeruliseks. Et sa nagu jooksed kogu aeg kinni sellesse mingisse vanasse mustrisse uuesti ja uuesti ja uuesti ja see nagu ei lõppegi. Tegelikult see lõpeb sellisel hetkel, kui sa õpid tagasisidet andma ja vastu võtma, abi andma ja abi vastu võtma. Et see on kahepoolne liiklus. Ei ole nii, et sina kogu aeg. Et tegelikult teiselt poolt ka midagi tuleb. Ja et kuidas sa tuled toime sellega, mida sa siis, mis reaktsioone sa saad. Et see on sinu jaoks siin kõige suurem väljakutse koht. Ja, et aga ma korraks vaatan perspektiivi mõttes, et ja umbes poole aasta pärast, mina usun, et see on tööalane olukord. Juhul, kui see on tööalane olukord, siis umbes poole aasta pärast, ehk siis sügisel tegelikult on siis nii-öelda saagikogumise aeg, kõik on korras, tegelikult on kõik läinud hästi. Ja sa võid isegi nagu, sa võid öelda, et sa näed oma tööalaseid olukordi läbi uue pilgu. Siin võib olla töökoha vahetus, aga tingimata ei pruugi olla. See võib olla ka see, et ma oma tööd teen nüüd teisel moel. Minu suhtumine on teistsugune. Aga võib olla ka täiesti uus töö. Kui see on nüüd kuidagi seotud suhetega, milles ma nagu kahtlen,
et siis siin ei ole mitte see, et sügiseks tuleb suhe, aga siin on pigem see, et ma poole aasta pärast suudan oma emotsioonidega toime tulla. Saan endaga ise hästi hakkama. Tunnen ennast hästi suhtes iseendaga. Ja, aga kui see on tööalane, puhas kuld, laheneb, ära muretse. Ole julge abiküsija ja vastuvõtja, julge tagasiside andja ja tagasiside vastuvõtja. Aitäh! Nii. Kui sa valisid selle teokardi, siis sellisel juhul kus on seisak, mis takistab, mis on kinni jäänud, seisma jäänud, tagurpidi liikuma hakanud, tardunud. Et kui sa selle varianti valisid, siis sina oled see inimene, kes usub, et igale probleemile on lahendus, tuleb see lahendus leida, tuleb küsida abi, tuleb teha teiste inimestega selged kokkulepped. Kui mina ise ei tea, siis keegi teine kindlasti teab. Sul endal on nagu hästi positiivne meelestatus. Nii. Et kui sul siin üldse on mingid keerulised olukorrad, siis on need seotud ainult väga lähedaste inimestega. Ja väga lähedaste inimestega ja konfliktidega lähedussuhetes. Et siin võib olla ka ainult ühe inimesega probleem, ainult ühe inimesega, mida sa ei suuda lahendada. Aga see peab olema siis sellisel juhul pikka aega kestnud. Sellisel juhul selle probleemi teine osapool on mees. Siin tuleb lausa 2 mehe kaarti. Siin on nii, et ei olegi vahet, kas me räägime sinu praegusest suhtest või varasematest suhetest, et need mehed, kes sinu elus on olnud, vahet ei ole, kas küsija on mees või naine, ei ole olnud piisavalt mehelikud, ei ole olnud piisavalt väekad, ei ole suutnud olukordi välja kanda, ei ole suutnud sirge seljaga läbi elu minna, enda eest võidelda, ennast kehtestada, et siin on selline hästi suur meheliku energia puudus, võiks öelda. Ja siin on nii, et sa oled küll nagu paari suhetes kogenud, tarkust kogunud, elukogemusi saanud, aga ausalt öeldes ei ole sellega mitte muhvigi peale hakata. Et siin sa oled, eks ole, kogu oma suhtekapitaliga, saad aru, mis on valesti, saad aru, kuidas oleks õigesti. Kogemus on hästi suur, aga nagu edasi minna ei oska, mis nüüd siis, nüüd. Jah. Ja siin võib olla nagu laias laastus siin see tee läheb 2, et ühel pool on need küsijad, kes on ülisõltuvad, kes on konkreetselt majanduslikult sõltuvad oma elukaaslasest ja kes seetõttu ei saa ühtegi muutust teha. Ja teisel pool on siis need, kes on ise selle majandusliku sõltuvuse loojad. Ei ole vahet, kas sa oled siis nagu mees või naine, on ju. Fakt on, et neid inimesi on palju, see ei ole hästi öeldud. Siin on 2 valikut, kas sa ise äärmuslikult sõltud majanduslikult kellegi teise otsustest või oled sina see, kellest sõltuvad teised inimesed, eeldatavalt lähedased inimesed, jah. Et ma ei räägi siin midagi riigi või ettevõtte või mingi kohaliku omavalitsuse tasandil,
ainult kõige lähematest inimestest ja võib-olla ka puhtalt ainult paari suhtest. Ja ma jätan need kaardid siia lauale. Ja et juhul, kui sina ise oled nüüd see, kes sõltub, kui sina sõltud majanduslikult kellestki teisest, kogu aeg otsid lahendusi, kogu aeg mõtled, kuidas elu saaks minna paremaks, on ju, aga oled väga sõltuv kellegi teise otsustest, siis siis ma ütleksin, et siin on tegelikult nii, et see sellisel juhul sinu elu on olnud nagu Ameerika mäed, paremad ajad, halvemad ajad, paremad ajad, halvemad ajad. Läheb tuksi, ei ole midagi, paneme plaastrid peale, tervendame ära, saame hakkama, lähme edasi. Et siin peaks mõtlema, et siiralt kaardid ütlevad, et üks selline kobe korralik konflikt, kodusõda paneks mingid jõujooned paika õigesti ja asetaks sinu nagu paremasse positsiooni. Et siin on niimoodi, et kui sina oma suud puhtaks ei räägi ja ei ütle, kuidas sina ennast selles situatsioonis tunned ja mis valesti on, ega siis mitte midagi ei muutu. Ja tegelikult siin sellisest eriti olukorras, kui see sinu suhtepartner, kellest me siin räägime, kui ta on kuidagi sõltlane, kui tal on mingi sõltuvus, psüühikahäire, kui ta töötab komandeeringutes, kui ta on nagu sellise tsüklilise käitumisega inimene. See ei tähenda, et ta peab olema tsükliodik, on ju, aga et sõltuvuslik käitumine selles mõttes, et kui mingi tema tuju, hobi, midagi sellist nõuab liiga suurt ressurssi, et ta nagu ei ole emotsionaalselt kättesaadav periooditi. Et ühelt poolt on siis need inimesed, kes joovad ja on kadunud, aga teiselt poolt ka need inimesed, kes töötavad kusagil kaugemal ja täpselt samamoodi on kadunud. Või siis need inimesed, kes kaovad ära oma kuhugi esoteerilisse mulje ja siis ei ole kättesaadavad. Võib-olla õudselt vaimselt areneb parasjagu inimene, aga sina temani ei jõua ja teda ei ole olemas sinu jaoks, sest ta on kusagil mingil oma teekonnal. Et siis tuleks väga selgelt ja teravalt tuleks väljendada oma vajadusi, tulekski oma piirid kusagil paika panna ja see tõesti viiks lahendusteni ja looks mingid uued algused. Et ja siin võib küll olla see, et sind võidakse ähvardada mingi rahalise kaotusega, et kui sina mulle nii, siis mina sulle nii, on ju. Aga see ikkagi, elu muutub, sa saad sellest surnud punktist välja. Et mõningal juhul see vajab mingit juriidilist lahendust siin, eks ole. Aga pikemas plaanis on see kõik ainult sinu kasuks. Sa tunned ennast pärast tugevamana, enesekindlamana, väärtuslikumana. Sest see, mida inimene siin teeb, ongi sinu väärtuse vähendamine, isegi kui sa ei ole teadlik. Temal on väärtus, sul ei ole. Üsna suures osas on see väärtus rahaliselt mõõdetav. Ja ma ei tea, võib-olla selline 10-20% siin küsijatest leiab iseendale piisavalt hea sissetuleku ja piisavalt hea töökoha. Et ise oma vajaduste eest seista. Võtan ikka selle paki ja vaatan siis, et mida siis sellisel juhul, kui sina oled see, kes peab kõik need lõbud kinni maksma, on ju. Ja enam ei taha, enam ei jaksa kellegi arveid tasuda. Tahaks oma elu elada. Tahaks võib-olla ise ka vahel tuge tunda. Et oled väsinud sellest, et kogu aeg lahendad kellegi teise probleeme.
nii. Sellisel juhul mida siis tegema peaks? Mida siis peaks tegema? Kui sa oled naine, siis on see, et sa pead võtma endale oma aega. Sa pead leidma selle aja, kus sul ei ole mitte ühtegi kohustust. Kus sa saad vaadata suurt pilti, tulevikku, minevikku, ühendusi nende vahel. Kus sa saad unistada. Kus sa saad endale meelde tuletada, et millised sinu soovid tegelikult olid. Mida sina tahtsid? Mida sa nüüd tahad? Millised su soovid nüüd on? Kuhu sina tahad edasi minna? Kuidas? Milline see tulevik peaks olema? Ja väga paljudel juhtudel, ma arvan, 2/3 saavad siit selge sõnumi, et maga välja. Unusta ära kõik need kohustused, mis sul on. Maga ennast välja magamine ei toimu ühe ööga. Kui sa oled krooniliselt väsinud, siis see üks öö, see on tilk kerisele. Sa pead välja puhkama. Sa ei ole selles konditsioonis, et sa praegu teeksid häid otsuseid. Sinu heade otsuste jaoks on vaja puhkust. Kaardid ütlevad, et sa oled see tüüp, kes kogu aeg otsib lahendusi. Et kui ma praegu näiteks seda situatsiooni ei saa lahendada, ma lahendan mõne teise. Kui ma ei saa põrandaid pesta, ma rohin peetraid. Kui ma ei saa autot remontida, ma lähen jahile. Ma ei saa jahile minna, hästi, aga ma lähen teen siis ägedad virmalise fotod, on ju. Et see nagu, sul on hästi palju neid asendustegevusi. Ära tee midagi. Paus, kõik. Kui vaja, ma ei tea, võimalik on lenda Eestist ära. Sõida teise Eesti otsa ilma, et sul oleks mingeid töövahendeid kaasas ja lükka oma telefon hääletu peale. Loo endale oma ruum. Hingetõmbeaeg. Sul on väga-väga vaja seda. Ja, et siin on see, et selleks, et sa tuleksid toime oma emotsioonidega, et sa suudaksid ära hallata kõik need mõtted, mis su peas on. Selleks sul on vaja olla üksi. Sa oled lihtsalt see inimene. Kui sa saad välja puhata, kui sa suudad oma mõttetegevuse rahustada. Kui sa saad rahulikult nagu kass päikese käes aeleda, mõnuleda, hingata. Sa saad nagu iseendaga jälle ühenduse. Ja sellel hetkel, kui su mõtlemisesse rahu ja vaikuse ja sellise päikesepaiste hetk saabub, saab elu edasi minna. Kõik on hästi. Näed selget pilti, tead täpselt mida teha, kuidas teha. Sellisel juhul sul ei ole üldse vaja mingeid nõuandeid. Sest sul on endal siis tegelikult kõik olemas. Et kui sulle tundub, et sa oled praegu kokku jooksnud, siis selle taga on puhtalt see, et sa oled üle väsinud. Sa oled surm väsinud, sa ei taha, sa ei jaksa, sind ei huvita. Sa tahaksid kõik kuskile puu taha saata, eks ole. Aga tubli inimesena sa otsid lahendusi. Ära otsi nüüd endale lahendus, kuidas puhata. Ja kui sa saad oma sellise suure pildi kätte, siis sa saad teha kindlad kokkulepped kas mingi naisega või juhul, kui sa ise oled naine, eks ole, siis sulle tulevad need konkreetsed lepingud, pakkumised, ideed, info. Kõik jõuab sinuni õigel hetkel. Ja sa oled siis suuteline ka selle hulgast valikut tegema. Jah, valikud. Ja siin on nagu, ütleme siis nii, et sa oled suuteline tegema valikuid, mis jätavad sulle alles sinu kodu, sinu suhted ja sinu karjääri. Et kahjustamata midagi, millesse sa siis oled pannud oma südame. Vahet ei ole, mis valdkond see on.
jah, mina ütlen lühidalt, ära enne midagi otsusta, kui sa oled puhanud. Ja kui sa teed otsuseid nii, et sa ei ole puhanud, ei ole välja maganud, ei ole selge peaga, oma viga tead. Noh, siis peab küll ütlema, et omad vitsad peksavad, nii rumal ei saa olla. Luba endal puhata ja mängida. Sinu lahendused on tegelikult täiesti käeulatuses ja need on lihtsalt hea une kaugusel. Tänan sind. Nii, et need, kes valisid selle sõlekese. Kuidas on sõlekestega? Kus see seisak, takistus, tardumus on tekkinud? Kus sa ise ei märka, et oleks vaja liikuda ja liigutada. Mis su elus on seisma jäänud? Sa oled halb otsustaja. Sa ei suuda otsuseid vastu võtta. Sa kaalud liiga kaua, sa kardad, sa kõhkled. Siin võib öelda ka nii, et kui sul on liiga palju kogemusi, liiga palju teadmisi, siis see ei tee otsustamist lihtsamaks. Selle ratsionaalse mõtlemise baasilt me teinekord ei saagi teha elulisi otsuseid. Ei ole võimalik. Mõnikord tuleb oma südant usaldada. Et jaa, sa oled see ülemõtleja, kes püüab kõik ära ratsionaliseerida, poolt, vastu, plussid, miinused, mis siis juhtub, kui. Aga see sinu selline eluterve suhtumine, hästi kaine mõistus, hästi arutlev loomus, samas teeb su nagu oma ringkonnas, oma lähedaste jaoks, sõprade jaoks väga väärtuslikuks inimeseks. Aga siin on nüüd see, sa väga hästi oskad tuua muudatusi teiste inimeste ellu, oled ülihea nõuandja. Alati hästi lugupidavalt kohtled teisi inimesi austusega. Sul on teiste inimeste suhtes hästi empaatiline, väärtustav, alandlik ei ole hea sõna. Aga jah, võib öelda ka, et kui sa pead kellelegi nõu andma, siis sa tunned ennast üsna väikesena, pisikesena selle olukorra ees. Ja sa alati väga kõrgelt hindad iga inimese unikaalsust, temale iseloomulikku väga eripärast teekonda. Sa oled väga hea nõuandja teistele, aga mitte iseendale. Kui sulle endal on vaja jõuda mingi otsuseni, leida mingeid lahendusi, siis sa oled näoga nurgas, siis neid ei ole. Ja sa nagu oma enda väga isiklikes küsimustes üldse mitte ennast ja oma tajusid, teadmisi ja kogemusi nii palju ei usalda. Sa püüad oma elu hästi ära ratsionaliseerida, mis on mõistlik, mis ei ole mõistlik. No, ma ei tea, võib-olla nii ongi vaja. Tegelikult oma isiklikes, oma enda asjades, sa ei peaks üldse nii süvitsi minema. Sa peaksid võtma palju lihtsamalt, palju pealiskaudsemalt. Mõnikord peaksid ka sina teiste inimestega lihtsalt lobisema. Ei ole vaja alati otsida probleemi ja lahendust, ei ole vaja alati olla targem kui teised inimesed, ei ole vaja alati tuge pakkuda. Sa ei jaksa olla ilma sammas või selline täiuslik kahel jalal ringi kõndiv Wikipedia või Google on ju. Et sa peaksid oma ellu tooma hästi palju liikumist. Seda, et sa, ma ei tea, käid ühest kohast teise, kohvikud, raamatukogud, näitused, tänavad, pargid.
see ei ole reisimine niivõrd, sa võid reisida, muidugi. Aga see on just liikumine selline, et sa ise saaksid hästi palju erinevaid elamusi ja kogemusi. Pigem selliseid meelelisi elamusi. Ja pigem olgu neid nagu palju väikseid selle asemel, et tekitada, et mitte, ma ütlen, et ära lenda nädalasele välisreisile, otsi igas päevas neid mingeid väikseid elamusi, vahvaid hetki. Minu meelelahutus, naljakad inimesed, veidrad olukorrad, teistsuguse vormiga puu, täiesti uued taimed. Jah, midagi niisugust. Et sa oled kinni jäänud sinna oma väga tõsistesse teadmistesse, uskumustesse, kogemustesse. Hästi metsik mõttetöö on, aga nagu see tavaline elu, lihtne elu. Kus see on? See on see, mida sa pead oma igapäeva ellu tooma. Ja siin on nagu see, et sa pead kuidagi muutma seda uskumust, et on sinu saatus näha teiste inimeste suurt elupilti ja kannatusi ja seda kogu aeg tõlgendada ja mõtestada ja aidata siis neil seda risti kanda. Ja tead, mõnikord on nii, siin on see info, mis peab kohale jõudma, et inimesel on tema saatus ja tema valikud. Sa ei saa kelleltki jõuga tema risti ära võtta ja kanda seda tema eest. Sest vaata, tema on seal risti küljes ja lohiseb ka kaasa ju. Ja siis tal on mure mitte ainult oma risti pärast, aga siis on juba sinu pärast ka. Et siis nagu kumbki pool ei ela enam oma elu. Et siin on nagu, et ma olen nõus, et kui see siin on inimene, kellel on kannatused, eks ole. Nii, siin on kannatav inimene. Siis me ühest küljest peame teda küll toetama ja ravima ja abi pakkuma. Aga teisest küljest ei saa tugi olla nii suur, et ta jääbki lebama. Et minu tugi ei tohi olla selline, et ma hoian teda maas, et ta enam ei liigu. Ja mõnikord ei saagi aidata, mõnikord tulebki inimesele öelda, et sa ei ole veel selles punktis. Täna abi vastu ei võta, homme ei võta, võib-olla 2 aasta pärast ka ei võta. Võib-olla alles 6 aasta pärast talle jõuab kohale, et tegelikult on abi hädavajalik. Et see suures pildis nagu kellegi kannatuste nägemine on see, milleni sa pead jõudma. Ja mõnikord on vaja jätta inimesele tema kannatused alles, et see on sinu siis selline võib-olla kõige keerulisem õppetund. Sest siin on pikaajalise mõju kaardid. Üks lühike, aga jah. Et sellel ajal, kui sina püüad tuua kergust kellegi teise ellu, kes sinu omasse kergust toob, ma küsiksin. Et kui sa õpid nagu seda teise inimese kannatuste ruumi talle alles jätma, siis võib juhtuda ka see, et ma toon ühe näite. Vaata, kui 2 inimest lähevad lahku. See on alati trauma, see on alati kriis. Seal üliharva, kui see laheneb kuidagi kiirelt, positiivselt ja lihtsalt. Ja siis on põhjust ka küsida, et mis suhe see tegelikult siiski oli, on ju. Et kui sa õpid nägema seda, et kriisis inimesele ei olegi alati vaja öelda, et ta on kriisis või näidata, et kusagil on helge tulevik. Et kriisis inimesel võib täitsa rahulikult lasta kriisis olla, sest ta peab ise selle läbima. Et toe pakkumine võibki olla see, et sa lihtsalt oled olemas, ilma et sa üldse mingit nõu annaks, midagi kuidagi mõtestada aitaks. Jah. Et kui sa õpid aru saama, millisel hetkel sinu abi ja toetus ja nõustamine ja selline kannatustes kaastunde pakkumine on arukas. Sul jääb meeletult enda ressurssi alles, meeletult elujõudu väge vabaneb, mida sa saad kasutada. Tead,
kas või siis nende teiste inimeste heaks, kui sa iseenda heaks ei taha. ja tegelikult inimesed annavad ka sulle siis sellist nagu teist tüüpi tunnustust ja tähelepanu. jaa, et mina ütleks, et kolmandikul selle variandi valinutest on tegelikult niisugune nõustaja, õpetaja, tervendaja teekond. Vähemalt kolmandikul. ja sa pead õppima tegema õigeid valikuid. Sulle, jah. Sulle ei anta võimalust. Sa pead õppima tegema õigeid valikuid. Neid valikuid, mis ei lähtu mitte siis siin ta lebab praegu vaeseke, aga mis lähtuvad suurest pildist. See vaeseke, kes täna võib-olla just läks lahku, on väga raskes olukorras, 2 aastat hiljem ütleb jumal tänatud, et see juhtus. Super, geniaalne. Nüüd ma alles saan elama hakata. Nüüd ma alles tean, millist suhet ma tahan, mida ma väärt olen. Või ka see, et ma ei tea, näiteks need inimesed, kes lammutavad suhte ära ja 2 aastat hiljem saavad aru, et see oli nende oma viga. Ei oleks olnud vaja enne vanasse kaevu sülitada, kui uus on valmis. Jah, et see on see, mida sa ei saa inimesele öelda kriisi hetkel. Eks ole, ei ole arukas ja ma ei soovita. Aga mu sõnum on see, et sa pead inimesele alles, et tema oma vastutuse, tema ruumi, kus liikuda, kus otsuseid teha, kus ise hakkama saada. Ja see on see, kus sa oled seisma jäänud. Ja see on sinu väga suur õppetund. No nii. Las ta jääb sinna. Jah, sellega on nii. Et ma usun, et mu sõnum jõudis kohale, sest tegelikult ju kaartidest nähtub, tegemist on aruka inimesega. Tänan sind. Tänan sind, et sa suutsid selle ära kuulata ja vastu võtta ja et sa oskad seda rakendada. Aitäh. No nii. Ma jätan nüüd endale siia salveid ossama, sest see oli nüüd niisugune variant, mida oleks võinud mitu korda pikemalt rääkida. Aga kui sa valisid selle mäekristalli, lähme siis mäekristalli juurde. Ma hingan siin seda salveid ja loodan, et see pehme ja tervendav ja tasakaalustav suits jõuab kuidagi ka läbi ekraani kohale. Nii, mäekristall, seisak, tardumus, kus sa paigal oled. Kui sa valisid selle mäekristalli, siis juhul kui sa oled naine, ei saa sa naisena piisavalt tähelepanu. Sind ei väärtustata naisena. Või vähemalt sina ise siis sulle endale tundub, et sa ei saa olla piisavalt naine, sa ei saa elada nagu sa naisena tahaksid elada. Sulle tundub, et ühiskonna ootused sulle
või siis ka see, võib-olla see sinu kogukond, kes su ümber on, et ootused sulle on nagu suuremad. kõigil teistel on lihtsam, sul on nagu kogu aeg midagi puudu, midagi ei jätku. ja sa tunned iseennast ebapiisavana. ja sul on, see ei ole sinu variant, kui sa ei arva, et kui sa iseennast targaks ei pea, siis see ei ole, kui sa arvad ise ka, et sa oled rumal, siis see ei ole sinu variant. et ma ütleks, et siin on niisugune olukord, kus kõige tõenäolisem on see, et sa oled inimene, kes on väga tasakaalukas, kes pealtnäha on tark, tasakaalukas, rahulik, niisugune sa oled õppinud jätma muljet, et sinu sees on nagu tüüne vaikus, sile veepind, kuigi tegelikult ei ole. ja sa oled nagu mingi osa endast, ma ei tea, maha salanud või surunud ennast mingisse raami, kus su tegelikud emotsioonid on peidus või varjul, et sa ei saa väljendada oma tundeid nii, nagu sa tahaksid. maha surutud tunded. ja sul nagu selline mõtlemine, mõistus on suurem kui tunded, et mõistus kontrollib tundeid. jah, mis iseenesest ei ole halb, aga teatud olukordades on keeruline. et kui sa oma tunded kogu aeg ära peidad, siis näiteks on väga raske olla lähedussuhetes, leida endale sõpru või kaaslast. kui sa ei suuda väljendada emotsioone. et siin on jah selline mõistuse ja tunnete vastuolu. tahan olla tasakaalukas. tahan olla rahulik. jah, hästi-hästi suur tasakaalu otsimine. et ohkan südamest. nii naljakad nõuandekaardid. aga olgu, siis on nii, et ega mina ei peagi aru saama, mis nõu siin antakse. aga et nõuanne on niisugune, tead, kui sa tahad pidutseda, pidutse. tee seda 100-ga. kui sa tahad juua, joo. aga joo siis tõesti nii, et on joodud. kui sa tahad rahadega priisata, jumala eest, löö sirgu nii palju kui jaksad, et ära keela endale midagi. ja siin konkreetselt on nagu julgustus selles suunas, et ära sunni ennast oma pahedest ka loobuma. ma ei tea, näiteks sa oled suitsetaja ja siis sa praegu mässad sellega, et äkki ikka peaks maha jätma, ära praegu jäta. Tõmba rahulikult edasi. sa oled ülekaaluline ja mõtled, et et vaata, et ma nüüd enam restoranides ei käi, on ju. ja et ma seda Wolti ikka koju ei telli. Telli rahulikult. Mine jumala rahus restorani. Praegu ei ole see aeg, kus sellega võidelda. et sa sunnid ennast mingisse rolli ise, kus sa tegelikult ei suuda olla, kus sul on ebamugav, kus sul on halb. ja praegu ei ole selleks mingiks enda piiramiseks või keelamiseks hea aeg. küll see aeg tulevikus tuleb, praegu ei ole. ja nõuandekaardid ütlevad, et
kui sa tunned, et sul on mingeid vajadusi, mis on rahuldamata, sa võid oma vajaduste täitmist nõuda ka läbi konfliktide ja sa võidki jonnida nagu 3-aastane, aga mina tahan ja olgu olla ja vot või mina enam ei suuda või mulle enam ei meeldi, sest sa nagu mingeid reageeringuid ja tundeid oled nii palju alla surunud, et tead, kui sa seda vabatahtlikult välja ei lase, ühel hetkel viskab kaane maha ja siis on see katastroof. Siis on tõesti kaos ja draama ja traagika ja et nõuandekaardid ütlevad, et ela oma emotsioonid välja, isegi kui sellega kaasneb konflikte. Need ei ole mingid suured riiud, need on, ma ütlen, see pigem on nagu niisugune jonnimine, vaidlemine, nägelemine, turtsumine selline. Et kui sa siin praegu oled harjunud, et sa lihtsalt hingad, ole kannatlik, läheb üle, läheb mööda ja oled vait, on ju, ja ei räägi, siis väga sarnane mudel, aga täiesti teise toimega on see, et sa annadki teada, ma ei räägi sinuga. Ma ei räägi sinuga enne, kui sa oled öelnud, teinud, läinud, käinud, ostnud, müünud, mida iganes. See on lapsik, aga see on see, mida sul praegu vaja on. Ma ei tea, miks. Aga nii on. Ja siin on nagu selge vihje sellele, et oma kodus on väga turvaline jonnida. Ja sa ei pea olema praegu mõistlik. Luba endal olla see, kes sa oled. Ja kuidagi veidral moel läbi selle, et tegelikult sinu väärtus nagu kasvab või mingid lahendused tulevad. Ju nad siis tulevad. Jah. Oleme ausad, ega inimesed nagu ei oska ju ka meie vajadustele vastata või kuidagi reageerida, kui me neile sisendit ei anna. Kes nüüd jookseb ringi 3 antenni peas ja püüab sinu signaale 24/7. Et siin mingid sinu enda vajadused on nii sügavalt katmata jäänud, et sul nüüd juba on põhjust nõuda nende täitmist. Ja jah, lõputse, prassi, pidutse, mida iganes sa soovid, tee. Ja tehtagu. Näed, ja kui sa seda teed, siis tulevad lahendused. Ära minu käest küsi, mina ei tea, mis su probleem on, aga kui sa seda nõuannet järgid, eks ole, mis ma siin praegu selgitasin, pidutseda ja lõbutseda ja jonnida ja draamat teha, selline mikrodraama kuninganna oma kodus, siis kuidagi jõuavad sinuni mingid lahendused. Siin võivad olla ka täiesti sellised mingid konkreetsed, ma ei tea, suhtepakkumised, tööpakkumised. See võib olla olukord, kus sul ongi segane suhtestaatus, mis mitte kuhugi ei liigu, on ju. Ja, et kui sa seda teed, siis tead, suhe tuleb. Et kui su mure on see, et sul suhet ei ole, on ju, tuleb palju väljas käimist ja lõbutsemist, tuleb suhtepakkumisi ka. Ja see mõjub üli hästi sinu enesehinnangule. Kõik super, kõik on super. Mis sa istud kodus, vaatad seina ja nukrutsed, on ju? Miks sa püüad olla keegi, kes sa ei ole? Nagu targem, tublim, tasakaalukam, hea inimene. Ära ole hea inimene, ole sina. Jah, ma ei tea, ma praegu tahtsin öelda väljendit. Kett maha. Ma ei tea, võib-olla keegi kasutab seda, aga see nagu nii selgelt tuli, et jah. Mina ei tea, mina loodan, et sina, kes sa kuulad seda aru, mida ma räägin. Igatahes see on tulemuslik. See väge ja võimu juurde, enesekindlust, eneseväärtustamist, süda avatud, suhted olemas, nagu kõik laabub. Jumal küll. Oi, ma tahaks ka sellist nõuannet, et ela lõpusat elu ja jonni inimestega ja ela oma emotsioone välja nii, kuidas sa tahad, on ju. Vingu, virise, trambi jalgu, pauguta uksi ja elu läheb lahkeks sinu vastu. See on nagu
see kõlab väga lihtsalt ja ma ülihästi saan aru, et kui see ei ole sulle omane, siis seda teha on väga raske. aga ma loodan, et sa leiad endas jõudu ja suudad selle takistuse ületada. jah, just. nii. liigu erinevates seltskondades, pidutse, lõbutse, ära võta midagi südamesse, kehtesta oma piire ja kui vaja, siis tõesti ma ütlen, et löö jalaga uksi kinni ja lahti ja veidral kombel kõik takistused kaovad. ja kõik, mis seisab, hakkab liikuma ja nii on. nii, kui sa valisid nüüd selle rannakivi kus on sinu tardunud koht, et kus nüüd on elus tekkinud selline seisak, et vaatad nagu merevaiku, 1000 aastat kogusime, siin ta on. et mingi selline aspekt elus, mida sa ise võib-olla ei märka, ei pane tähelegi, aga mis tegelikult vajab tähelepanu, sest seal on jäänud seisma kõik. Kui ühesõnaga, siin on niisugune variant, et siin on keegi, kes tunneb, et unistused on liiga kaugel ja et energiast nagu, ma ei ütle, et ei ole energiat, ma ütleksin, et selline energeetiline seisund on hästi kõikuv, hea päev, halb päev. Pool tundi jaksan 100-ga, siis olen 3 tundi väsinud või vastupidi. Et selline energeetiline seisund, see igapäevane eluenergia hästi kõigub. Sa nagu enam isegi ei mäleta seda, et sa ei saa aru, kuidas sa oled jõudnud sellesse punkti, kus sa täna oled. Sest sa ei mäleta, mida sa kunagi tahtsid, millest sa unistasid, kuhu sa plaanisid jõuda. Ja sulle võib tunduda, sul võib olla ka nagu selline füüsiline külmatunne, käed ja jalad külmetavad, jõudu ei ole, energiat on vähe, jõudu ei ole, käed ja jalad külmetavad. Kui ma ennast liikuma saan, on ju, mis on küll keeruline, siis ma liigun. Ja nagu mingi unistus, mis on kättesaamatus kauguses. Ja sa kas ei julge sellele mõelda või oled nagu täiesti ära unustanud, et see oli su eesmärk. Ja sa nagu ei näe, et sul ei ole ka mingit visiooni sellest, et kuidas see lõpeb. On huvitav, et ma olen aknast praegu kotkast. Merikotkas tuli selle jutu peale. Sa ei näe suurt pilti. Sa juba väga ammu ei näe väga suurt pilti. Pikka aega ei näe. Sul puudub see arusaam, kuhu sa lähed. Ja see peagi olema mingi väga vaimne ja esoteeriline arusaam. Et sa oled mingis sellises faasis, kus sa tuled toime tänaste tegevustega, homsega, võib-olla nädalaga. Aga sul ei ole seda eesmärki, et selle aasta jooksul ma teen seda teist, kolmandat või rääkimata veel pikematest plaanidest, et siin on päris palju niisugust nagu puuduoleku teadvust või ei jätku, ei saa, ei jõua, ei jaksa, ei ole aega, ei näe, ei kuule, ei tea, pole infot, nagu midagi on puudu. Midagi on puudu. Suur pilt on puudu.
mis jaoks ja tõesti on puudu. Sulle tundub, et ei ole häid lahendusi selles olukorras, milles sa oled. Ja sa ei saa isegi aru, et ühesõnaga tegelikult on nii, et mida sa peaksid tegema, kuigi see siin ei ole veel nõuanne. Et tegelikult kaardid ütlevad, et praegu on paranemisprotsessis nii sinu kodused olmelised tingimused kui ka sinu töötingimused. Sina lihtsalt seda ei näe, sinul on ikka puudu. Tõenäoliselt, kui sa võrdleksid oma tänast olukorraga 5, 10 või 15 aastat tagasi, siis sa ütleksid parem, aga sa ei näe seda. Sest sa ei võrdle ennast endaga, ma ei tea, kellega sa ennast võrdled. Võib-olla praegu ongi lihtsalt mingi raske etapp, praegu ongi puudu. Siiralt ongi praegu kõike puudu. Aga tegelikult suures pildis ei, puudu ei ole mitte midagi. Kõik läheb vaikselt paremaks. Kõik läheb vaikselt paremaks, tõenäoliselt lihtsalt ei lähe nii kiiresti, kui sa tahad. Ja sul on hästi raske näha nagu seda elu positiivset külge või nagu, et kusagil päike paistab. Nõuandekaardid ütlevad, et sa pead üle vaatama oma juriidilised lepingud, kõik juriidilised lepingud, tõenäoliselt sul siin on mingi probleem. Kontrolli üle kõik, milline on su, ma ei tea, elektrienergia pakkuja, mis su internet maksab, kas sul on mingid, ma ei tea, maksad mingeid, ma ei tea, Delfi kogu paketti, maksad mingitele sisuloojatele mingi sisu lugemise eest, sul on mingid naljakad kulutused, mis on täiesti mõttetud, mis võtavad ära sinu aja ja raha. Ma ei tea, mis need on, ma ei oska öelda. Tänapäeval need võimalused on nii piiramatud, aga su tähelepanu ja aeg ja raha läheb kuhugi, kus ta üldse mitte ei peaks olema. Ja see ei ole mitte üks suur, need on mitu väikest. Et juriidilised aspektid peavad kõik korras olema. Nii. Kui sul on nagu, kui sa tead, et räägin nüüd siis sellest, et nõuandekaardid ütlevad, et kui sa tead, et keegi on sulle võlgu, kellelgi on sinu ees mingeid kohustusi, nõua kõik kohustused välja. Vahet ei ole kuidas, olgu nõutud. Et sa nagu siit seda vaadates mulle tundub, et sa oled see inimene, kes ei taha konflikte ja kes ei taha tegelikult probleemidega tegeleda, et võib-olla nad ikkagi aja jooksul lahenevad ise, võib-olla inimesed ikkagi ise saavad aru, et nad on valesti käitunud, võib-olla ikkagi tasakesi läheb kõik korda. Ei lähe. Või läheb nii aeglaselt, et sa ei jõua seda ära oodata. Et siin on see, et siin on ka see hoiatus, et kui inimesed sulle purjus peaga annavad mingeid nõuandeid, kui sul on keegi sõber või ma ei tea, elukaaslane või sugulane, kes joob, kes on purjus või ma ei tea, kasutab mingeid ravimeid, narkootikume, et sa võid öelda, et alati nagu ei ole päris selge, siis ära kuula tema nõuandeid. Siin oleks mõistlik üldse nagu lähtuda ainult juriidilistest aspektidest kõikides küsimustes. Et kõigepealt tuleks nagu, ma ei tea, kõik mingid dokumendid korda saada. Ma ei tea, mis dokumendid sul korrast ära on. Ja siin on vaja juriidilist nõuannet ja mitte mingil juhul ära lase ennast veenda inimesel, kes ju ise ka ei tea, mida ta räägib. Et sa ei tohi valida neid nõuandjaid, kes on veel halvemas olukorras kui sina. Mis nõu ta sulle annab, kuidas sinna hädaaru põhja kukkuda või? Et näha on, et siin, sul ei ole häid nõuandjaid. Sul tõesti ei ole. Ja head nõuanded ei ole mitte need ka, mida mina siin räägin. Head nõuanded on ametnikud, juristid, arstid, jään selle juurde spetsialistid.
mingi konkreetse kitsa valdkonna spetsialistid. jah. ja väga võimalik, et sa millestki peadki loobuma. või mingite raskustega ajutiselt leppima, et siin ei ole valikuid. sellepärast, et sa õigel hetkel ei ole teinud otsuseid. et need otsused on nagu viibinud. ja see lõpuks ikkagi on selline pikem tervenemisprotsess. aga see laheneb. see laheneb, sa saad tagasi, et võib öelda, et sina ise nagu tervened, sa saad tagasi uuesti oma niisuguse rõõmsameelsuse, usu sellesse, et elu on võimalik ja minu elu on ka äge ja sellise nagu mul on siin, ma vaatan seda, mul on selline tunne, et su energia nagu voolab kuhugi, kui voolab kuhugi, ma ei tea kuhu. igatahes siin on võimalik tagasi tõmmata nii, et sa oma asjadega ise saad küll suurepäraselt hakkama. ja siin, et kui nüüd küsimuse all on näiteks, ma ei tea, mingi lapse hooldusõigus või ettevõtte loomine või või näiteks mingi uue kinnisvara soetamine. Need on kõik, tegelikult need on kõik, ei ole ilus öelda nii, näiteks lapse hooldusõiguse kohta, aga need on juriidilised toimingud. ja need tegelikult kõik laabuvad. kõik laabuvad. siin ei ole üldse lahendamatut olukorda. siin lihtsalt ma arvan, et sa oled väsinud, see protsess on pikk. Sulle tundub, et sa ei jaksa, et sa oled väsinud, sa mõtled kogu aeg teiste inimeste peale või nagu mingite muude olukordade peale. Peaksid mõtlema iseenda peale, peaksid nagu mitte niivõrd seda emotsionaalset poolt vaatama, aga just nimelt juriidilisi aspekte. Vahet ei ole, mis emotsioonid kellelgi on, kaasa arvatud sina ise. Oluline on see, et paberite järgi oleks lõpuks kõik korras. sa pead mõtlema ja sa pead juriidiliselt kõikides eluvaldkondades sinu enda vajadused peavad olema esiplaanil. nii ongi. et siin on mingid unistused on purunenud, mingid eesmärgid on saavutamata jäänud, elujõud on nagu kadunud, ma ei tea, tahaks elada ravimitest või tahaks igal õhtul juua džinntoonikut, on ju. et nagu palju on puudu, aga selleks, et sellest välja tulla, on vaja üle vaadata kõik oma lepingud, vajadusel küsida, ma ei tea, võlanõustamist, sotsiaalabi, mingit juriidilisi nõuandeid, palgata advokaat, minna arstile, puhtalt ainult spetsialistid, punkt. et kui sa selle kivi valisid ja mulle kirjutad ja küsid, mida teha, ma ei ütle sulle, mida teha. ma ütlengi sulle, leia oma spetsialist, head aega. Sest see on aus vastus. see on see vastus, millest sinul on kõige rohkem abi. jah. et ma väga loodan, et sa said siit endale vajalikku infot ja suudad häid otsuseid vastu võtta ja suudad oma vajaduste eest seista. nii